Mulle meeldib see raamat. Küsite, miks? Aga vaat, sellepärast. Siin pole sõnu. Seega ma võin ise valida, mis ma siit välja loen. Milleks on vaja lehekülgede kaupa võõraid sõnu, kui kõik lood on mul peas. Võin teile rääkida 1 või 2 või hoopis 3, kui viitsite kuulata. Ja need kõik on... Kas te olete suletud? Ei ole. Ma olen siin mitu korda kella. Mis teil viga on? Magasite, jah? Ma magasin, jah. Tavaliselt siin nii hilja kedagi ei käi. Lükkasin ennast ukse kinni, vihma tuiskas sisse. Jumala eest, ma vist magasin päris korralikult. Tegelikult. Mida? 10 tähte alla. Reaalselt, tegelikult noh. Nii, aga tere tulemast meie hotelli on vist natuke palju öeldud teie klassi daamile. Kas te olete autoga? Jaa. Ma ei kuulnudki. No te ju magasite. Seda küll. Kus see on? Mis? Auto. No, maja taga. Te oleksite võinud ju otse ette sõita. Nüüd saite märjaks. Ma ei teadnud, ma pole siit kaudu varem sõitnud. Sõidate linna, jah? Jah, kuhu siis veel? No, ma mõtlesin, et äkki linnast välja. Sõidan. Nojah, see pole ju muidugi tegelikult minu asi. Täpselt. Te tulite ilmselt, et midagi süüa. Siin läheduses pole ühtegi teist kohta. Ei, ma võtan 1 kohvi. Hästi kange. Kas te soovite lauda istuda? Ei, ma jään sinna samas. Kohv on õnneks veel täitsa kuum. Kord, suhkrut? Ei. Valege mulle veidi veidi. Te olete autoga?
ja ma mäletan. Valage. Kindel, et koort ei taha. Ma tegin enne väga kange kohvi. Näe, vot seda veini. Millist? Jah, just nimelt seda. Kas te soovite, ma paneks raadio teise jaama peale? Ei, see on väga hea. Sellise ilmaga on vastik pikka maad sõita. Te tahate vist väga vestelida? No kui te ei soovi, siis mul on vait. No, rääkige siis. Lihtsalt pole täna kellegagi rääkinud. Uus maantee, mis tehti, see viib siit ringiga mööda. Keegi siia enam viimasel ajal ei satu. Varsti vist paneme üldse uksed kinni. Te olete nii märg. Kas te parkisite kaugele? Kui ma siia sõitsin, siis mulle tundus, et mingi loom jooksis mul auto ette. Ma pidurdasin, tulin autost välja ja mitte kedagi. Ma kõndisin veel tagasi, mitte jälgigi. Ma olen kindel, et ma sõitsin talle otsa. Pimedas äkki ei näinud? Mul on taskulamp. Teate, see ei pruukinudki loom olla. Kes siis? Kust suunas see tuli? Vasakule jäi mets, see tuli põldude poolt. Siis see polnud loom. Kes siis? Te või ütlesite seda? Libahunt. Mis? Oligi. Noh, kujuta ette. Sellistel öödel jookseb neid siin päris tihti ringi. Taevas hoidku. Te räägite tõsiselt. Selles kohas on sargipäev. Siin elatakse minevikus. Mis minevikus? See küla on 1000 aastat vana. Tõesti? Jaa. Muissel ajal ohverdati siin inimesi, aga hiljem põletati nõidu. Kas te tahate mind spetsiaalselt hirmutada? Ei, ma räägin tõtt. Seda enam. Ma hakkan tõesti kartma. Aga kas te teate, kus me praegu istume? Kus? Surnuaial. Surnuaial? Just. See kõrts on ehitatud otse haudade peale. Vot nüüd te jäite vahele. Ei tea millega. Te räägite siin 1000-aastasest ajaloost. Kes siis hakkab külas keset surnuaeda traktorit ehitama? Kas ma ütlesin, et see on tavaline surnuaed? Keerutate, jah? Ei ole. Siiamaati need, kes kinni püüti. Kes kinni püüti? Samad, kellele teie praegu otse sõitsite. Nõiad, libahundid, kõik need teised. Need maeti siia. Siia samasse. Siin. Meie all. Seda on tunda, eks ju? Mida? Kuidas nad meie all vaevlevad? Ei saa rahu. Siin ei saa eriti aru, aga kui te korraks keldrisse tuleksite... Oota, te olete hull või? Tegelikult ka kohalikud kardavad seda kohta. Ja täna on ju reede 13. Siin tähendab see needust. Sellepärast me siin ainult kahekesi olemegi. Tahate aga, rääkige mida tahate. Mind see eriti ei huvita. Issand, mis see oli, ma suren? Ja lähebki lahti. Need ongi need. Kes? Nõiad ja libahundid või? Mis? Hakkab viib uskuma, jah? Issand, jälle, mis see on? Hea küll, rahu. See tuleb ülevalt. See on peremehe vend. See on inimene. Loomulikult inimene.
Miks ta niimoodi karjub? Ta on, veidi omadega sassis. Hullumeelne, jah? Jaa. On ta ohtlik? Tavaliselt on rahulik. See torm teeb ta rahutuks ja huntide kisa. Kus ta on? Teisel korrusel, otse meie kohal. Nii, kõik. All on surnuaed, üleval on hullumeelne. Ümber maa jooksevad libahundid, nägemist. Kuulge, oodake, kus te nüüd jooksete? Mida jää siia mitte sekundikski? Oodake, rahu, hea küll. Ausõna, kõik on ju korras. Üleval on lihtsalt haige inimene. Te ise ütlesid, et on ohtlik. Ma ei ole mitte midagi sellist öelnud. Ja ta on oma toas luku taga. Ahah, kindlalt. Jaa, siin on vanad tugevad palkuksed. Ja pealegi, mina olen ju teiega. Vaat see ongi üks põhjus. Mulle tundub, et siin ei ela mitte ühtegi normaalset inimest. No ma ei olegi kohalik. Mina olen elanud siin ainult 6 aega. 6 aega? Oodake, te ju räägite nii, nagu oleks elanud siin terve elu, kogu see ajalugu. Ma olen omaniku kauge sugulane. Ja ta võttis mind siia tööle heast südamest. Tema räägib alati oma klientidele vanu tondi jutte. Eks ma tema pealt õpin. See on haige. Te panite mind tõsiselt kartma. Ma olen märganud, et hirm lähendab inimesi. Et mälestus õudsest minevikust ütleb meile, et me peame kasutama igat hetke, et võtta elult parimat, et olla õnnelikud. Te olete kummaline mees. Te võiksite endale mõne muu ameti valida. Ei, kõigest sellest ma olen hakanud aru saama siin töötades. Mina olen rahul. Võib-olla saadate mind autoni. Võib-olla. Aga võib-olla jääte hoopis siia. Te ei taha ju tegelikult ära minna, mis? Ma ei tea, kell on juba nii palju, kohe on kesköö. Seda enam. Istuge minuga. Ja kui reede 13. läbi saab, siis julgete oma teed juba jätkata, kui te pole just ümber mõelnud. Mis märkus see nüüd oli? Ümber mõelnud. Te võite ju siia jääda. Miks? Aga miks te peate sellise ilmaga nii hilja kihutama minema? Me võiksime hoopis ju koos ühe klaasikese veini teha. Te olete ju tööl. Ma ei usu, et täna veel keegi tuleb. Ma ei tea. Te näete üsna väsinud välja. Jääge siia. Võib-olla teil on õigus. Ma annan teile veel veini. Seda sama või mõnd muud marki? Seda sama. Meile tuli täna väga hea partii punast veini. Ei, palun valget. Kuidas soovite? Kas te ise ka usute neid jutte, mida räägite? Kui nüüd korraks päris aus olla? Ma tõesti ei tea. Mind ei ole need asjad eriti huvitanud. Folkloor, legendid. Te üritate skeptik olla sellepärast, et te olete mees. Aga tegelikult te ju usute kõike. Usute hirmujõudu. Hirmude võitmine teeb tugevaks. Aga nendega mängimine mitte. Vahele jäid. Ei jäänud ma kuhugi. Te näete, nüüd hoopis mina pean teid julgustama. Ärge kartke. Kohe on kesköö. Siis algab uus päev. Te tsiteerite mind täiesti valesti. Ma ei vaidlegi teiega. Teie terviseks. Mis seal ikka? Meie terviseks. Täna on eriliselt rahutu. Nagu haistaks miski. Öösel võib midagi juhtuda. Ma ei taha teda kuulata. Pigem joon. Kui te nüüd veel joote, siis ma ei lase teil tõepoolest enam rooli minna. Peategi siia jääma. Jah.
Kas see pole juba ütlematagi selge? Ah nii. Äkki me siis võtame selle pudeli kaasa ja lähme üles minu tuppa. Teie tuppa? Ma tean, see kõlab küll natukene ühemõtteliselt, aga ma olen nõus. Kas teie auto on korralikult lukus? Loomulikult. Midagi liiga hinnalist sees ei ole? Ainus hinnaline asi olen mina ise. Siis tuleb teid üles viia ja öö läbi valvata. Ja tõepoolest ma kipun vahest tõesti ennast kaotama. Mis on? Keegi tuleb. Kes? Keegi sõidab siia poole. Näe sealt linnateelt. Kas te ei võiks mingit silti panna, et suletud? Ma ei taha praegu inimesi näha. Hea küll, ma ütlen, et meil on avarii. Ei, ärge hakake nendega rääkima. Kas teil on mingi silt, mida pannakse? Ei, midagi ei tule välja, see on omanik. Mida? Ta liigub mootorrattaga. Näe, ainult üks tuli on näha. Lähme üles. Ma ei saa ju kliendiga. Aga ma ütlen talle, et te olete mu sõbranna linnast, siis ta poleks vastu. Te olete argpühis. No miks te nüüd, ma ei saa ju oma töökohaga riskida. Hüvasti. No kuulge, oodake nüüd. Kuule, miks te nüüd? Tule tagasi. Tule tagasi. On ilm, on ilm. On ilm. Konjakit, konjakit. Ai, kuule, mõni klient või? Vein on lahti tehtud. Üks noor daam lahkus just äsja. Kohv on tassis veel soe. No ta läks minuti eest minema. Ma ei näinud küll kedagi. Ta oli maja taha parkinud. Ma tahaks näha, kes suudab sinna parkida. Issand. Kas ta kaua karjub niimoodi seal? Üsna kaua, jah. Tavaliselt on ikkagi viimasel ajal rahulikum, aga samas sügiseti alati. Mis? Mis kuupäev täna on? 13. reede. Õudne. Mis? See oli täna. Täna? Täpselt samasugune öö. Räägin sellest, kui minu vennaga see asi juhtus. See asi? Jah, see asi. Miks ta seal üleval luku taga on? Mis juhtus? Ta oli siis ka noor mees veel. Kahekesi pidasime seda traktorit. Valmistusin linna minema, tema jäi leti taha. Hästi vaikne oli. Ja korraga. Ei tea kust. Üks naine astub sisse. Kus kohast ta tuli? Mitte ei saanud aru. Aga kui tuleb lähemale, iludus, päris iludus. Ma hakkasin kohe venitama selle linna minekuga. Askeldan mõtetult edasi-tagasi. Ise vaatan teda. Tema naeratab.
Ma mäletan nii hästi, ta tellis musta kohvi ja valget veini. Musta ja valget. Ma üritasin sel teemal veel mingit nalja teha, aga tema oli teisest maailmast, kas teda üldse. Minu nali huvitas. Musta ja valget. Lõpuks ma läksin ikka minema. Ja siis? Kui ma tagasi tulin, siis Bruno ei olnud enam endine. Ta oli oma toas, pikali maas. Ta ei rääkinud meiega. Aga ma nägin ta silmist, et ta on hoopis teine inimene või olend. Bruno elas omas maailmas ja nii siiamaani. See naine? See oli läinud. Juhuslik möödasõitja. Külas hakati kohe rääkima, et seda on ennegi juhtunud. Reede 13. öösel tuleb ilus noor naine. Ta võrgutab mehe ja röövib keskööl tolle mõistuse. Et nii läks ka Brunoga. Üks vanamees rääkis, et tema on kunagi juhuslikult sellise käest pääsenud. Ma nüüd täitsa vihastas. Mul on selline mure ja nemad teevad sellest mingisuguse rahva pärimuse. Me polnud ka ju siit pärit, eks nad siis etendasid meile seda teatrit päris rõõmuga kohe. Oli, mis oli. Ma käin Bruno juurest läbi ja siis magama ja kassat loeme homme, eks ole. Noh, mis juhtus nüüd? Mis mossitate? Hakkasite kartma või? Ei. Eks neid jutt on ju tore rääkida, aga tegelikult me oleme täiskasvanud inimesed. Tegelikult meie neid lugusid ei usu. Mis? Ei, tegelikult mitte. Nii ta on. Me kõik ootame oma aega. Kes kauem, kes vähem. Aga mõnel ootusel on väga pikk. Kõrge, läbipääsmatu kivisein. Kas looduslik? Ei, see on inimeste kätetöö. Ja järsku meil on siin uks. See on ainukene sisenemistee natside ülisalajas uurimiskeskusesse, mille sarnaselt sõja ajal kirkis kõikjal Euroopasse. 75 aastat on sõjast möödas, aga selle punkri uks pole siiani avanenud. Aastakümneid on räägitud sellest, et just nimelt selle ukse taga varjasid natsid hädamaandumise teinud tundmatud lennumasinad ehk UFOd. Kas see on tõsi? Inimpõlv pärast natse on see uks jäänud endiselt suletuks ja seda ala valvab relvastatud valve. Kui sel aastal astus jõusse avaliku informatsiooni akt, otsustasid paljud ülisalajased asutused oma tegevust kiivalt varjata. Kuid kõigile üllatuseks avas see punker oma uksed meediale vabatahtlikult. Aga miks me siis sinna sisse ei lähe? Sellepärast, et tänasest on see hoone siin Interpoli uurimise all. Viimase poole aastaga on siia hoonesse sisenenud 4 juhtiva ajalehe ja telekanali tippreporterid koos operaatoritega, et välja selgitada tõde. Aga tõde ei ole selgunud. Reporterite mälu ukse taga toimunust justkui peoga pühitud. Kaamerad ja diktofonid tühjad. Kas tõesti tegeletakse siin ukse taga illegaalse meditsiiniga, kus manipuleeritakse inimajuga? 2 kuud tagasi astus siit uksest sisse meie kanali tippreporter Marianne Pütter. Ka tema ei suuda meenutada, mis temaga toimus. Ma ei suuda meenutada, mis minuga toimus. Ja ometigi on paberil ka tema allkiri koos väikse lausega. Lubage mul palun unustada kõik, mida ma siin keskuses nägin. Kus on tõde? 10 minutit tagasi astus siit uksest sisse Interpol. Ehk nemad suudavad tõe välja selgitada. Markus Anderson, Kanal A+. Palun ruttu! Ma ei saa ju edasi elada!
Mis sa arvad? Jah. Ma ei oska midagi arvata. Mis sul süstlas on? Propranolol. See on siinsamas laboris välja töötatud. Legaalne? Enam-vähem. Ravimiamet pelgab seda. Ja politsei. Miks politsei? No, sest et vastavalt annusele kustutab see kuni pool tundi inimese mälust. Mõelge ise, kurjategija võib näiteks mõrva ära unustada ja siis ei püüa ükski detektor teda enam kinni. Ohtlikud järelmõjud? Uskuge mind, seda on siin katsetatud väga kaua. Kui kaua? No, see töötati välja 45. aasta vara kevadel. Kas mitte siis ei toimunud just see väidetav UFO hädamaandumine? Just nimelt, 2. veebruar. Oota, nii et te väidate, et teil ongi siin mingi UFO hoiul? Muidugi. Äkki on tulnukad ka? Tulnukas, ainsuses. Kurat küll, see on mingi absurd. Teie sõnul siis kõik siin viibinud inimesed soovivad kustutada mälust selle mälestuse UFOst? Või tulnukast? Tundub nii. Miks? No, mõned asjad on inimeste jaoks lihtsalt liiga võõrad. Tekitab šokki, vapustust. Ise näiks see sellega hästi hakkama saavad. No, ma olen harjunud, ma olen siin pool elu tööl olnud. Ja olete ise näinud ka seda tulnukat? No, nii palju, kui teda näha saab. Aga teil on siin monitorid, teil on turvakaamerad. Miks need ei näita, mis toimub UFOga? Ma eeldan, et meie elektroonika selle seadme lähedal ei tööta. On mul õigus? Just nimelt. Kui me astume sellesse lifti, siis varsti ei tööta enam teie telefonid, ei tööta teie käekellad, kaameratest rääkimata. Kuidas me kavatseme seda asja uurida, kui mitte miski ei toimi? Ikka vanakooli meetoditega. Paber, pliiats, kirjutame üles. Pärast koostame raporti. Juhul, kui te olete valmis, siis võib-olla tutvute igaks juhuks vajaliku bürokraatiaga. No, see on valguse jaoks. Elektri läheb varsti ära. Kuidas me pärast üles tagasi saame? Lifti mootor oli üleval. Sõidame nüüd angaari number 1. Mitu angaari teil kokku on? 1. Ja seal ongi siis... Ja. Kui suur personal teil siin igapäevaselt töötab? Mina. Ja siis väljas on relvastatud valve. Nagu teie üksi? Jaa. Ma olen hooldusinsener. Aga me töötame 4 vahetuses. Kes siis UFO-t uurib? Kuidas seda nüüd öelda? See nagu ei ole uurida väga midagi. Mis mõttes? Viimase 75 aasta jooksul ei ole objektis toimunud mitte ühtegi muudatust. Mina olen siin lihtsalt sellepärast, et vajadusel informeerida keskust. Aga kui teil siin tõepoolest on see tulnukas, on ta elus? Minu teada küll, jaa. Teie teada? Kus ta on? Vaat sellele on teil väga raske vastata. Te räägite, nagu ta liiguks siin vabalt ringi. No lugu taha teda me küll panna ei saa, jah? Teil on siin vabalt ringi jooksev tulnukas. Kuulge, sellist kokkulepet meil ei olnud. Inspektor, me teeme siin lihtsalt oma tööd. Tahate naerualuseks jääda või? Ilmselt meedia üleval ootab juba savas. Täpsustage seda tulnuka asja. Piloot on 75 aastat liikunud täiesti vabalt ringi.
75 aastat. No aeg on tema jaoks hoopis teistsugune mõiste. Mateeria täpselt samamoodi. Mis asi, te väidate, et ta on mingi kujumuutja, et vahest must kass ja vahest veetlev neiu ja... Te ajate vist saatanaga sassi, inspektor. Aga meil on tohutu. Ta olevat 45. aastal juba teinud selgeks, telepaatiliselt, et tema lihtsalt ootab õiget aega, millal lahkuda. Õiget aega. See tähendab siis... Päikese valgus on talle vastuvõetamatu. Sellepärast ootabki siin koobastas. Ootab, mida? Kuni tema sõidurist laeb, tangib. Tangib. Laeb. Mina arvasin, et siin toimus sadamaandumine. No selles mõttes küll, jah. Kütus sai otse, kui võib nõnda öelda. Mis sorti kütust ta siis kasutab? Emotsioone. Tugevaid emotsioone. Mind ei ole keegi emotsionaalsuses süüdistanud, nii et ma vist võin ennast turvaliselt tunda. Te teete mingit nalja, ta teeb meile nalja. See on mingi varjatud kaamera, emotsioonid. Teil on siin mingi armutankla. Te arvate, et armastus on kõige tugevam emotsioon. Eksite. Hirm on kõige tugevam emotsioon. Äng, ahastus. Ta kasutab siis kütusena hirmu. No, miks ta muidu siia maandus? Kuulge, mõelge ise. Sõja lõpp. Terve maailm on agoonias. Euroopa põleb. Tapatalgud. Koonduslaagrid. Aatompomm. Meie planeet oli nagu heledalt särav bensiinijaam keset kõrbe. Nagu tasuta Rootsi laudneljasele. Miks ta siis ära ei lennanud? Näiteks pärast Hiroshimat. Nendest kannatustest ei piisanud. Ei tea. Nagu ootaks veel midagi. No, härrased. Olete valmis? Pigem tema transpordivahend. Kuidas püsib seal? Omale eksperdid pole 75 aasta jooksul suutnud seda välja selgitada. Ärge arvake, et nüüd mina siin 2 lausega. Mis materjal see on? Traditsioonilises mõttes ei mingi. See on nagu miraaž. Me ütleme selle kohta mõte, sest et eeldatavasti suudab see mõttekiirusel liikuda mis tahes universumist või dimensioonist teise. Seda katsuda saab. Nagu katsuks valgust. Kuidas omal ajal siia sisse saadi? Vastupidi. See on osa siin looduslikust koobaste süsteemist. Uurimiskeskus ehitati objekti ümber. Kas see teeb midagi? Mis mõttes? Et inimesed tahavad seda pilti oma mälust kustutada. Ta vaatab teisse. Mis mõttes vaatab minusse? No, te näete sealt iseennast nagu peeglist, ainult et kõike seda, mis on halb. Miks peaks minus midagi halba olema? No, aga te olete ju politseinik. Ma nagu meediast mäletan, et te lasite kunagi maha 2 relvastatud kriminaali. Ja härra uurija, kas teie mitte ei ole endine eriüksuslane? Inspektor, minge sõitke tagasi üles ja pange kõik kirja. Ennem kui see teid siin mõjutama hakkab. See on minu hobune. Mis hobune? Ta murdis oma jala ja mina pidin. Mis hobune? Mina ei näe. Koer.
Pontius. Minu teenistuskoer. Ta jäi marutaudi ja me ei tea ise ka, kui palju me elu jooksul oleme halba teinud. Aga siin saab see ainsa minutiga meile selgeks. Kõik, mis me oleme kunagi teistele inimestele põhjustanud. Solvumised, ebaõiglus, ülekohus. Ja nüüd tulevad miljonite teiste inimeste kannatused. 3/4 sajandit vägivalda, surma, repressiooni. Ei kadesta teid, härrased. Kurat see oli? Tundub nagu, et me kurat mitte sittagi ei mäleta. Nii ma seda asja ei jäta, me läheme homme tagasi. Tähed on täna kuidagi veidrad. Mida? Tähed. Neid nagu tuleks kogu aeg juurde. Peaaegu. Homme samal ajal on meil kütus 1000 aastaks. Jõudsimegi ära oodata. Koju. Nii ta on, kes toitub hirmust, kes armust ja löömavat armujanu ei suuda kustutada isegi
täpselt 20 aastat tagasi, juunikuu 16. päeval, issanda aastal 1820, sai Revali Püha Olavi kiriku torn, mis muistsel ajal maailma kõige kõrgem torn olla, tormisel ööl välgust süüdatud. Hiigelsuure kiriku põlemise kuma olla 100 versta peale näha olnud. Pimedaks läheb. Peaks, et ometigi vihmale kisuks. Nüüd on lõpuks kirik meie aulise imperaatori härra, issanda armust Nikolai esimese targal juhatusel uue katuse alla saanud ning kuuluks see veel ilusam ja uhkem olema kui ennisti. Täna, juunikuu 16. päeval, issanda aastal 1840 leiab kiriku pidulik sisseõnnistamine ja suur jumalateenistus aset, kuhu ilmatuma palju rahvast kokku saab tulema. Ja ilusad pildid on ka veel juures. Pildid? Siin on kirik, nagu tema ära põles 20 suve tagasi. Ja siin kõrval uus kirik. Jälle suur ja uhke, torn peal ja puha. Maailma kõige kõrgem torn. Hans, tule vaata. Kus see Revali linn siis on? Ja kaua sinna sõidab, kas 1 päev või 2 või? Näe. Siin see on. Muidu keset vett või? Näe. Siin. Kas ma olen teile jutustanud, kuidas Revali linn muisteva nime on saanud? Ei peaks lastele neid muinasjutte pähe ajama ei saa. Lapsed on erinevad, Maria. Vaata, sinu Joosep oli teissugune. Teda maailma asjad ei hovitanud, tahtis ainult talu pidada. Ära ütle oli. Joosep tuleb tuleval suvel tagasi Kroonust. Ja siis on kõik hästi. Kui tuleb? Kui üldse on elus? Mis tas ei ole? Saari Kroonus praegu sõda ei ole, tänu olgu Jumalale. Ja siis saate lõpuks teiega oma venda nägema. Kas ma ta äragi tunnen? Läks oli poisike, mitte vanem kui Hans. Nüüd tuleb. Habe juba hall. 25 aastat. Oleks Joosep siin või teie isa elus, siis me ei vireleks niimoodi nälja piiril. Egas keegi pole süüdi, et katk meie lehma maha murdis. Kõige vähem veel Hans. Ja raha oskas ta hoida, mitte ei andnud viimased kopikad mustlasele. Mustlane ütles, et peenviin aitab kopsutõve vastu. Et seda müüakse linnas apteegis. Linnas ja linnas. Ja millal on enne viin kedagi aidanud? Läheb nii, nagu taevas tahab. Ei aita siin mustlased ega linnaviinad. Mis see mustlane sulle ennustas? Ega ma talt midagi küsinudki. Aga siis ühtäkki haaras mu käe ja ütles, et ma kohtan oma suurt armastust. Juba täna. Ja jään temaga kokku surmani. Täna? Ega sa enne Jaani ööd ju kedagi ei kohta. Jääd ikka ootama, kuni kõik kiigel kokku tulevad. Armastus. No need on need ilujutud linnalehtedest. Ise elame siin nälja piiril. Laual pole piima, pole liha. Ja sina, Hans, oled ka juba 17 suve vana. Joosep sinu eas juba peret nälga poleks jätnud.
mis sa sellega plaanid? Lähen metsa. Ei tule tagasi enne, kui olen mõne jänese kas või tuigi kätte saanud. Mis hullu sa ajad? Tead ju küll, et mõisahärra keelas karmilt salaküttimise ära. Hans, ära mine. Päike ka juba loojumas. Hans. Miks sa oled siin? Ma ei tea isegi, kus ma olen. Sa oled minu vallas. See on mu allikas. Kui sa soovid sellest juua, pead sa minult luba küsima. Andestust. Mul tuli janu ja... Kas ma tohiksin veidi juua? Mis sul on siit otsida? Siit ei leia midagi. Ainult üksindust. Kas sa tõesti elad siin üksinda? Ma elan siin üksi. Kuni tuleb keegi, kes selle üksinduse murrab. Aga mina ju tulingi. Kui sina oled see, kes pidi tulema, siis joo. Kuid mõtle enne järele. Kui sa jood, kuulud sa 3 ööks mulle. 3 ööks? Koidikul pead minema koju, aga järgmisel ja üleäärmisel öö pead sa siia tagasi tulema. 3 ööd. Ja siis, kui tahad, oled vaba. 3 ööd. Aga miks ainult 3? Siis joo. See vesi on püha. Kurjade ebatuste jaoks on see viha nagu lauka vimm. Süütud ja õiglased. Aga uinutab ta magusale unele. Heida minuga siia. Ja vaatame koos taeva tähti. Kui jõuad koju,
siis rüüpa esmalt oma kaevust ja päikeseloojangul ole taas minu juures. Joosep! Joosep! Oled ju sina? See olen mina, Hans. Sinu väike vend. Ma sündisin, kui sa ka Kroonus olid. Mina sumeti koju jõudsid. Ema! Liina! Sa oled täpselt selline, nagu ema meile jutustas. Kuidas sind ometigi Kroonust varem tulema lasti? Ema, Liina, ega te ometi ei muretsenud. Mõtle, kui tore Joosep on kodus. Küll nüüd on rõõmu. Millal ta ometi koju jõudis? Ma jõudsin koju kevadel. Kuidas kevadel? Aga kus sa ennast siiani oled peitnud? Ema, on see kindlasti Hans? Hans! Hansuke! Mis sünnib? Kus vanaisa on? Kui mina koju jõudsin, oli vanaisa juba pool aastat mulla all. Lähme tuppa, Hans. Jah, lähme sisse, pojak. Las ema annab sulle süüa. Söö nüüd, pojakene. Hans on kodus. Kõik on nüüd jälle hästi. Söö, pojakene, söö maitsvat putru. Kus sa olnud oled, Hans? Ma eksisin metsa ja jäin ööseks allika juurde. Nii, ja edasi? Edasi ma ärkasin ja jooksin kohe koju. Hans, kus sa aasta otsa olnud oled? Aasta aega. Kas sa tahad öelda, et sa ise ei tea, et sa aastaga kadunud oled olnud? Ma olen silma punaseks nutnud. Vanaisa ootas mitu kuud, et sa tagasi tuleks. Ei iga päevaga väetimaks. Mihkli päeval enam ei jaksanud oodata. Vanaisa ongi surnud.
mis tähtsus sel enam? Oli, mis oli. Hans on jälle kodus ja muul pole tähtsust. Kuidas pole tähtsust? Inimene on aasta aega kadunud olnud. Nüüd läheb tagasi, nagu poleks midagi juhtunud. Nagu oleks üks öö ära olnud. Kuidas pole tähtsust? Selle üle jõuame homme ka imestada. Homme läheme kirikuõpetaja juurde ja küsime järgi, kuidas selline ime sai juhtuda. Hea küll. Hans, sa oled metsas. Kas sa olid seal üksi? Ma kohtasin seal kedagi. Ühte neidu, Allikal. Allikal? Meie metsas ei ole ühtegi allikat. Ainus allikas siinkandis algab kiriku juurest. Kus see täpselt oli? Ma ei tea, ma eksisin pimedas ära. Neidu. Öösel. Jah. Kummaline. Täpselt nagu mustlane eile ennustas. See ei olnud eile. See oli täpselt aasta aega tagasi, Hans. Ja vaata ennast, sa oled täpselt samasugune. Sul on need samad riided seljas. Kuidas see võimalik on? Miks sa ei söö, pojake? Söö nüüd, sa pole aasta aega ju ema sööki saanud. Üldse pole nälga. Ainult hirmus janu on kogu aeg. Liina toob sulle värsket piima pärast. Meil on nüüd jälle lehm tänu Joosepile. Kallis pojakene. Ma väsisin sellest suurest rõõmust nii ära, et pea käib ringi nagu vokiratas. Ema. Ema, mine puhka. Ega Hans enam kuhugi ei ka. Viskan korra pikali, lasen silma loo ja seda rõõmu. Pojake, seda rõõmu. Ema ei saa vist veel asjast aru. Ja ka mina ka mitte. Mina ka mitte. Et vanaisa enam pole. Jah, sellega oleme me juba harjunud. Ja sellega, et mind enam pole. Aasta on väga pikk aeg meie elus, Hans. Liiga pikk, et leina pidada või asjatut loota. Sa ei lootnud? Ema lootis. Ehkki me rääkisime Joosepiga, et ei ole mõtet. On ennegi mehi metsas hukka saanud. Ja Kroonus. 25 aastaga näeb igasugu asju. Aga mitte selliseid. Aga isa püssi on hea näha. Mõtlesime, et see on koos sinuga metsas hukka saanud. Hans, räägi nüüd algusest peale. Jah, kes see nii oli? Missugune ta välja nägi? Kas ta ütles sulle, kus ta pärit on? Kummaline, ma täpselt isegi ei mäleta. Mida? Mida sa ei mäleta? Tema nägu või tema häält. Mismoodi ei mäleta? See on nagu uni, millest ärkad. Kõik kaob kuidagi ära. Mäletad ainult, et oled nii õnnelik olnud. Hans. Liina ja ema on sinu pärast nutnud. Aga minu jaoks oled sa võõras mees seni. Saame esiti tuttavaks. Joosep, ole õige mulle ka. Sinu jaoks on see unenägu lõppenud, aga meie jaoks just nagu algab see kummaline unenägu.
loodame, et see ei lõpe. Piima ei taha, viin ka ei meki, aga vett jood küll januga. Kogu aeg kurk kuivab. Palav on ju, jah. Hein on ka niitmiseks valmis. Saame homme tööle hakata. Sa tahad metsa tagasi minna, kas pole? Miks, Hans? Ma ise istun siin, aga mu süda on metsas. Aga millest sa seal toitud? Hans, ega sa pundiks ei käi? Ma ei tea, aga seal on keegi, kes oskab mulle vastuseid anda. Kui sa nüüd ära lähed, kas sa oled jälle aasta otsa kadunud? Ei. Ma tulen homme tagasi. Ma ei usu sind. Hans, palun ära mine. Hans, palun ära mine, see ei too head. Ütle emale ja Joosepile, et ma armastan neid. Hans! Sa tulid? Mis see oli? Kes sa oled? Kuidas sa hoidsid mind siin terve aasta? Ma ei saa sulle seda kõike rääkida. Täna veel mitte. Täna ole minuga. Unusta kõik, mis on eemal. Homme koidikul. Mine tagasi koju ja rüüpa kaevust. Ja kui see õhtul tagasi tuleb, siis 3. ööl räägin ma sulle kõigest. Ja kui homme tagasi lähen, siis oled jälle röövinud minult terve aasta. Ma ei saa sinult midagi röövida. Ma saan ainult vastu võtta, mida sa ise mulle annad.
minu jaoks on see vaid üks öö, mida ma vajan. Tänane öö. Tahad sa selle mulle anda? Miks on mul sulle anda ainult aasta? Ma tahaksin sulle anda kõik oma elu aastad. Kõik selle ühe öö nimel. Siis joo. Kui sa oled ikka veel süütu ja aus, siis paneb allikas sind unustama maised mured ja vaeva. Minu kõrval võid sa puhata kuni Koidu kiirteni. Ma ei tohiks täna uinuda. Terekest. Kellega teie olete meile võõrasele tulnud? Lapsed, minge kambrisse. Miks sa tulid siia, Hans? Kas ma olen kaua ära olnud? Jah, Hans, 10 aastat. 10 aastat oleme sind oodanud, alguses lootusega ja hiljem pisaratega. Miks sa nüüd siia tagasi tuled, kui me oleme sind enda südames ammu maha matnud? Kas need on... Jah, need on minu lapsed. Minu ja Toomase. Aga sa ei tea ju, kes Toomas on, sest sina olid siis metsas armastust maitsmas. Ja sind ei huvitanud, kuidas üks vana naine ja noor tüdruk peavad üksi talu ülal pidama. Ja kas neid külas naerdakse või kardetakse? Aga Joosep peab ju talu. Joosep on ammu surnud. Meid hakati külas põlgama. Eks ikka sinu pärast. Joosep hakkas siis viina jooma ja kõrtsis kaklema. Kuni 6 talve tagasi külmus hanges surnuks. Põlgama? Miks minu pärast? Ema läks järgmisel päeval pärast sinu kadumist kirikuõpetaja juurde. Ja see ütles, et metsas olla kunagi olnud üks nõiakaev, kus elab näkk. Et muista olla sinna mitu noort meest lõksu jäänud, sest näkk toitub nende armastusest nagu hunt verest. Ja see jutt pääses küla peal valla. Mis sa arvad, kuidas meie peale vaadati? Need, kelle vend elab näkiga patu elu. See ei ole nii. Kui Joosep hukka sai, ma mõtlesin, et ma lähen kohe jõkke. Kui Toomas ei oleks mind ära kosinud, siis ma käiksin ringi nagu vallavaene kerjakott seljas. Aga vaata ennast. Ikka veel noor ja ilus mees. Isegi ühtegi plekki ei ole sul nende riiete peal, millega sa siit 11 aastat tagasi minema kõndisid. See näkk on väga armuline olnud sinu vastu. Kus ema on? Ema on voodis. Sellepärast ma põllu peal ei olegi. Ta on juba pikka aega minekul. Ainult sinu ootuses veel elab.
tohter ütles, et päevake paar ongi veel jäänud. Aga ei tihka enne surra, kui on sind näinud. Nagu kirikuõpetaja ütles. Mis ta ütles? Et see, kes veedab näkiga 1 öö, annab talle aasta. Kes veedab 2 ööd, annab 10. Ja täna ongi 10 aastat täis. Aga 3. ööd näkiga ei ole keegi üle elanud. Mitte keegi ei ole kunagi tagasi tulnud. Noh, tule sisse. Siis saab emake ka viimaks rahus surra. Nüüd on siis kõik. Nüüd sa oled kõik surma saatnud. Millal sa siis minu järele tuled? Ja minu laste? Mine tagasi sinna metsa. Seal on sinu koht. Hakka astuma. Parem kui keegi tead, sa jälle väljas käisid. 10 aastat oleme rääkinud, et hundid on su ära söönud. Las see nii ka jääb. Ma tean, sul on nii palju küsimusi ja etteheiteid. Aga mõtle ainult sellele, et ma vajan sind. Ainult sina võid mind päästa. Murda needuse. Päästa? Mis needuse? Sa võid mind allikast välja tuua. Inimeste sekka. Mind on muistsele all ära neetud. Igaveseks siia allikasse, mis sai nõia kaevuks. Ainult öösel tohin ma väljas käia, aga allikas ei lase mul minna. Aga kuidas saan mina sind päästa? On öeldud, et kui tuleb üks ilmasööta ristinimene, kes joob 3 ööl nõiakaevust, kuid 3 päeval pühitsetud maal olevast allikast, siis on temal see jõud. Mind varjude riigist, päeva riiki kaasa võtta.
algab kõik algusest. Ja me saame elada nagu mees ja naine. Päikese all, inimeste seas. Pühitsetud maal olevast allikast. Meie kaevu toidab kirikaiast algav allikas. Seega mul on see võim. Ja täna on 3. öö. Ma tahan seda teha. Homme oled sa vaba. 3 ööd oled sina mulle kuulunud. Ja nüüd kuulun mina sulle. Elupäevade lõpuni. Ma tahaksin täna öösel mitte magada. Ma tahan veel kord Liinat ja tema lapsi näha. Tahan, et nemad näeksid sind. Et kõik saaksid aru, et minu saatus oli lunastada üks õnnetu, süütu olend needuse vallast. Sul on õigus. Kui sa oled ärkvel, jõuad sa koju tagasi homme hommikul. Kuid sellest hoolimata veel ühe korra pead sa siit allikast jooma. Palun, ära jäta mind. Ma ei tohi täna öösel magada. Palun. Ma ei tohi täna öösel. Осторожно! Там еще могут быть! Пошли цепочкой! Товарищ командир, здесь, кажется, больше никого нет. Что прикажете делать? Зачистить и доложить. Есть! Ну что, лейтенант? Кажется, сегодня наш день закончен. Куришь? Нет. Вася, иди сюда. Ну что там? Товарищ командир, может быть, вы на это посмотрите? Господи. Ну, бойцы, а? Ничего не могут сами. Ну что я, труп не видел, что ли? В бою дивизию.
Чего уставились? Пошли отсюда. Кто это? Это не наше дело. Бери блокнот и пиши. Сегодня, 18 июня 1951 года, был ликвидирован очередной лесной брат. При задержании был застрелен. Личность не удалось установить. Товарищ командир, а как это при содержании был расстрелян? Этот же уже давно умер. Он лежит здесь уже больше 100 лет. Вот и ружье уже заржавело. Как это? Так это. Все видели, как он поднял оружие против сотрудника госбезопасности и упал. А если кто-то видел что-то другое и хочет об этом сообщить, отправиться прямиком под трибунал за подрывную деятельность. Ясно? Вопросы есть? Вопросов нет. noh, nii palju siis sellest. Ega muud kui... Ohoo, üks lühike jutuke näikse siin veel olevat. See on natuke piinlik, sest see räägib sellest, kes on süüdi, et ma ise siin olen. That would be his lordship now, milady. My dear. So? A little suspense never killed anyone. Aside from poor Auntie Agatha, of course. Such a dreadful tragedy, indeed. Some parts, by all means. Please. How did the hearing go? Simply perfectly. And the verdict? You'd never believe that. The butler did it. Sir? Not you, Jenkins. Sorry, sir. So, let me tell you everything. Dis, pas devant la domestique.
Bien entendu, ma chérie. Le déterminant a été le poison trouvé dans son placard. Il y avait d'autres suspects? Rien qui vaut la peine d'en parler. La lettre a-t-elle été évoquée? Êtes-vous prête pour les poissons, madame? Poison! Oui, nous sommes prêtes. Und die Sache mit dem Brief, das war eine geniale Berührung. Dankeschön. Die Alte an den Geburtstag der übelsten Klatschtante der Familie zu erinnern und dann das Glückwunschschreiben im Umschlag gegen ein anderes einzutauschen. Raffiniert. Das war ein Kinderspiel. Ich kann Ihre Handschrift jederzeit nachmachen. Aber die Briefe innerhalb von Sekunden zu vertauschen, bevor das Dienstmädchen den Umschlag in die Hände kriegt, das vor Gericht schwört, den Brief ihren Herren zur Post gebracht zu haben. Genial. Die Köchin lässt sich entschuldigen. Der Fisch ist etwas überreif. E la cugina Teresa? Puoi sempre contare su una pettegola. Ha confessato, tutta in lacrime, che il giorno del suo compleanno la vecchia le aveva scritto che aveva paura che il suo maggiordomo volesse farla fuori. Povera cara cugina. Vorrei consigliarvi questo mosello bianco da abbinare al pesce. Penso che dovremmo cenare fuori stasera. Ci chiami un taxi? D'accordo, signore. И горничная все разыграла как по нотам. Да? Ну и как она? Дорогая, вы ревнуете? Я же целый год строил глазки этой глупой девчонки. Как было всем известно, этим вечером я был один, поскольку вы отправились навестить свою родственницу. Ну она, как я уже знала, давно уехала за границу. Но вам остался билет на поезд в доказательство. Она была легкой добычей. Экономка глуха. У дворецкого выходной. Который он провел на маскараде для простолюдинов, так вовремя устроенном вами. Где под маской никто не мог подтвердить его алиби. А горничная сама припроводила меня в свою комнату. Так что ни единая душа не видела, как вы зашли к тетушке и покинули ее дом. И она не обмолвилась в суде о своей маленькой интрижке. Шампанского, господа, чтобы скрасить ожидания. Ладно. Nej, min son, hon svor att hon var ensam och inte hon själv kom till huset den kvällen. Och den döva hushållerskan vaknade aldrig när jag tar nyckeln till kammartjänarens rummet och gömde flaskan där. Dessa fysostignindroppar är i sanning högst märkvärdiga. Tänk att det inte lämnar några spår. Och det bästa av allt. Kunde den här mörtrebrytt av årgång 1903 gå an? Nu lämnar ni den här och går. Il lo mejor de todo. Me mata el suspenso. Quanto leyeron el testamento? Perdón, señor. Usted tiene el cigarrillo al revés. Mikor a begrendeletet kibontották, kiderült, hogy Ogotaneni kamari összeget hagyott kamardikra. Sikerült meggyőzöm, hogy ez keresztényezmelte cselekedetlen. Ezek néhány szendvicset, uram. Csinálj, amit akarsz. Persze. Ühesõnaga, kõik läks täpselt nii, nagu me plaanisime. Ja vaese tädikese miljonid. Ja tema linnamaja, ja tema maamõis. Ja tema juveelid. Ja tema briljantid. Need kõik kuuluvad meile. Oh, kallis. See väärib tähistamist. See peaks olema siis nüüd politsei. Politsei? Jah, seal. Kuidas nad teadsid? Ma helistasin neile, miledi. Millal? Paari minuti eest. Jenkins, kuidas te võisite pärast 30 aastat? Vabandage, miledi.
aga ma kuulun kammerteenride ametiühingusse. Voihan vittu. Neetud ametiühingud. Aga ärge muretsege. Ma tegin teile võileivad kaasa. Thank you, Jenkins. Ja ongi kõik. Head ööd.